Sel aastal on Eesti toidumessi fookuses mahetoit. Ja kas teie teadsite näiteks, et läinud aastal kasvas Eesti mahemaa pindala 8% ja neid eestlasi, kes regulaarselt tarbivad mahetoitu, on meil 8%. Eelmise aasta lõpu seisuga on Eestis ligi 200 000 hektarit mahepõllumajanduslikku maad, mis teeb 20% kogu Eesti põllumajandusmaast. Ja selle numbriga oleme Euroopa tipus. Ja järjest rohkem tegelikkuses hakatakse ka vaatama, et mis see toit on, et mida oma igapäevasele lauale tuuakse. Kõik võimalikud säilitusained on juba mõni aasta tagasi saavutanud ebapopulaarsuse ja sealt juba samme edasi on tõesti selline mahekasvatamine ja mahetoote tarbimine. Üks huvitav ja uus mahetoode, mis Eesti poelettidele kohe-kohe jõudmas, on vetikatest tehtud krõpsud, vetikapesto ja vetikapasteit. Selle kaubamärgi taga on 2 elukutselist sukeldujat ja eks see idee vee all olles sündiski. Suvel käite mööda Piritat ringi ja korjate ja vaatate, et kus saab mõnusat vetikat ja... Piritalt ei saa, need on ikkagi kultiveeritud vetikud, ehk nad on laboris ette kasvatatud, siis viiakse mingi aeg siis merre. Meres nad kasvavad umbes 4 kuud ja siis tuuakse kaldale ja töödeldakse ja siis saavad purki. Mulle pakutakse nii vetikapasteiti kui ka pestot. Et see on siis vetikapesto? Vetikapesto ja siin on umbes 20% siis vetikat. Küll, või nagu ei saa täpselt aru, mis on, aga niisugune soolane ja konsistents meenutab pestot, aga... Jah. Ja järelmaitse natuke nagu mererannas oleks. Muhu pagarid kostitasid rahvast leivaga, kuid mitte ainult. Üritame propageerida näiteks sellist toodet nagu porgandikeeks. Toidumessil jagas häid toitumisalaseid nõuandeid MySnack. MySnack on käinud rohkem kui 50 koolis üle Eesti ja tutvustanud noortele, milliseid tervislikke snäkke võiks toidukordade vahepaladeks süüa. Tegelikult me võime mõelda, et noored tahavad ainult kommi ja šokolaadi saada, siis tegelikult see enam ei ole nii, see juba liigub ka sinnapoole, et nad saavad aru, mis nad söövad. Ehk siis, kui nad söövad kommi, mis nad saavad sealt? Nad saavad, eks ju, palju suhkrut ja nii edasi. Kui nad võtavad puuvile, nad saavad sealt vitamiine, mineraale ja samuti, eks ju, kiudaineid. MySnack telgis pakuti soovijatele ka külmkuivatatud puuvilju, näiteks õuna, banaani ja mangoviile. Ma näete sellised, need mangoviilud siis välja näevad, siia suhkrut lisatud ei ole, need on lihtsalt külmkuivatatud, maitsemises ka. Aga mis sa arvad sellistest snäkkidest, sellistest tervislikest snäkkidest? Ma praegu proovisin, siis oli väga hea, et võtaks paar tükki kaasa. Et kodus ikka mõnus süüa. Mahetootjaid on Eestis tänase seisuga pea 2000. Mahetooted tunneb aga poelettidele ära spetsiaalse märgistuse järgi. Lisaks heale toidule tõstavad messil rahvatujuga mitmed artistid ja silmarõõmu pakuvad kollane elevant ja roheline brokkoli. Igatahes siin brokkoli ja elevandi vahel on päris turvaline, aga see Eesti toidumess on avatud homme õhtul kella 8, nii et tulge ja proovige põnevaid ja uusi maitseid.